Nagu juba tavaks, kogunesid ka sel aastal Chihuahuade, Yorkide, Mopside ja teiste väikeste koerte omanikud Tallinna kesklinna. Loomulikult võeti kaasa ka oma neljajalgsed hoolealused. Ürituse mõte polnud aga pelgalt niisama juttu puhuda ja suhelda, vaid üheskoos takseeriti ka värsket koerte moodi. Sellel sügispaljusel hooajal kulub Chihuahua-omanikel palju rohkem raha, sest trendikad on kuld ja plaatina ehted, puhas karusnahk ja nii edasi. Kas ma nüüd pingutasin väga oma jutuga üle või? Ma arvan, et meil oleks ikka rohkem tarvis vihmakeebid ja soojad trellekampsuneid. No, täna tuleb uus üritus. Kas on ka mingeid muutusid nii-öelda koera moes? No, moes on kindlasti kõik asjalikud rõivad koertele, et blink-blink sobib võib-olla siseruumidesse ainult. Kõnnib manneke, see kaunis manneke, Koermodellid esitlesid sooje kampsuneid ja muud vajalikku pudi-padi. Väikeste koerte jaoks väga oluline riietusese on aga ka vihmakeep. Aknast välja vaadates saate vast isegi aru, et üks korralik keep muudab ka sellise koerailma nautimise üsna talutavaks. Ma igapäevaselt teen inimestele vihmamantleid ja minu teele on sattunud inimesed, kes on öelnud, et nende koerad vajavad vihmamantlit. Aga ma arvan, et minu seisukoht on, et koerte puhul trend ei ole nii oluline. Kindlasti on inimesi, kes väidavad sellele vastu. Meil on pidevalt see probleem tänaval, et minnakse mööndakse, oi kui ilus husky, siis temale sai selline nii-öelda teesärk. Et sina ei ole husky? Ma ei ole vist husky. Muidugi ei ole. Kohale tuli ka palju lapsi, kes omi lemmikuid hea meele ja suure lustiga esitlesid. Väikesed koeraomanikud olid oma kutsadest väga vaimustuses. Mu ema tahtis koera ja siis ta lemmiktõug oli mops. No, oli see nüüd ikka emme tahe või sina käisid peale? No mina ka. Aga mille pärast just mops? Sellepärast, et ta on esiteks väike, ta on üsna haruldane, teda ei näe iga nurga taga. Ja ta on väga vägev mürakaru. Ja. Väiksed on nii nunnud, neid on nagu kergem igale poole kaasa võtta, et Labradoris ei võta igale poole kaasa ja ei saa igale pool käia. Aga mulle meeldib hästi palju nagu koertega ringi käia. MTÜ Auh inimesed tegelevad eeskätt heategevusega. Ka moeshow'l aeti järjekindlalt oma rida. Täna oleme siin selleks, et koguda raha laitsest leitud kutsikate tarbeks, et võimaldada neile sööki ja katta nende ravikulud. Sellised inimesed ajavad vihale, kes ei hooli loomadest. Koerte riietamist peavad paljud eestimaalased tobedaks veidruseks. Tegelikult pole tegemist aga mingi veidruse või edvistamisega, vaid küsimus on lihtsalt nende loomade eripäras ja nad ei saaks ilma hilpudeta hakkama. Minikoerte omanike sõnul võiks inimesed sest juba aru saada.